Tere! Siin videos ma räägin, kuidas paigaldada Zone'is WordPress. Selleks siis mine logi Zone'i sisse läbi siis iseteeninduse ja peale seda siis otsi üles selline koht nagu veebimajutus. Ja siit omakorda, kui juhuslikult muidugi, kui sul on nüüd mitu domeeni oma konto peal, siis esmalt siis vali muidugi õige domeen ka. Aga seda saab siis teha nii seal avalehel olles ja kui oled juba selles vaates, kus siin ekraani peal näed, siis lihtsalt vaheta siit ülevalt. Nii, ja alamdomeen näitan selle ka ära, juhul kui sa tahad alamdomeenile teha, siis lähed veebiserver, põhidomeen on sul olemas ja alamdomeen käib siit. Ja nii ongi, vajutad siit lisa uus ja see, mis nime sa sellele alamdomeenile paned, eriti kui hiljem tõstad nagunii peadomeenile üle, siis tegelikult väga pole vahet. Et sellel on vahet nimel siis, kui see alamdomeen jääb kasutusse. Nii, hetkel teengi siis näiteks test ja vajutan lisa. Siis ta pakub siin mõned variandid ette. Mina olen üldiselt nende vaikimisi variantidega nõustunud ja seetõttu ma siin mingeid muudatusi ei tee ja vajutan lihtsalt salvesta muudatused. Ja ta ütlebki, et andmed on edukalt muudetud. Et mida võib-olla nüüd siinkohal jällegi teadma peab, et kui me kohe hakkame nagu paigaldama WordPressi, siis alati, kui uue domeeni lood, ükskõik kas tegemist peadomeeniga, alamdomeeniga, siis peab sellega arvestama, et natukene läheb siin süsteemis aega, ennem kui see nii-öelda antud juhul Zone'i poolt kinnitatakse ja selle kohta tulevad sulle kirjad ja kui need kinnitused on kirjadel tulnud, siis tegelikult tehniliselt sa saad alles siis teha selle sammu, et WordPress paigaldada. Aga praeguse näite puhul on mul siin varu alamdomeene, nii et me saame selle WordPressi paigaldamise juurde liikuda. Ja selleks siis kõige mugavam viis ongi üles leida siit menüüs Zone+. Selline koht. Ja jällegi, kui su konto peal juba on olemasolevaid, siis sa kõiki siit ka näed neid, kui ei ole, siis on ilmselt tühi leht ja vajutad lisa. Ja siit omakorda siis ta nüüd, siin on mitu varianti, aga antud juhul me siis räägime, et me lisame ta nii-öelda uue rakenduse ehk siis see lisarakendusfunktsioon. Järgmisena pakub siin mitmeid erinevaid süsteeme, aga meie siis räägime hetkel WordPressi süsteemist, nii et vajutangi siit lisa või õigemini paigalda rakendus. Ja see etapp nüüd, siin tuleb hästi hoolikas olla, eriti siis, kui me räägime juhtudes, kus sul on mitu domeeni, võib-olla ka mitmeid alamdomeene, võib-olla mõni neist on ka kasutusel, ehk siis siit rippmenüüst tuleb valida nüüd see õige koht, kuhu sa soovid selle rakenduse WordPressi paigaldada. Kuna ma just ühe alles tegin, siis ma, nagu ütlesin, arvan, et see veel ei ole valmis, nii et ma võtan praegu siit ühe varem tehtud alamdomeeni ja annan talle siis nii-öelda käsu, et see WordPress tuleb siia paigaldada. Ülejäänud variandid siin nii olulised ei ole, et kõik, mis ta siin välja pakub keeled, ma arvan, et need sobivad. Et jätame siin need siis muutmata kujul. Ja siin plokis siis tuleb tähele panna seda, et kui sa soovid ehitada nüüd edasi AI assistendiga, siis tulebki vajutada paigalda rakendus, aga juhul, kui sa seda ei soovi kasutada, siis tuleb siit see vaikimisi linnukene ära võtta. Ehk siis antud juhul me lähme siis seda teed, et me seda ei kasuta, ja vajutame siis eemalda. Ja nüüd siis alles hakkan rakendust paigaldama. Kontrollin igaks juhuks üle ka, et ei lähe mõnele õigele domeenile uus WordPress.
siin oli asukoht kasutuses, siis ta ka ei lase teha, nüüd on neil see uus funktsioon tegelikult tulnud vist. Ja vot siin nüüd ütlebki, et host ei ole veel valmis, sellega läheb aega. Kui selline olukord juhtub, siis tulebki oodata, aga hetkel mina saan teha seda, et ma saan tegelikult ära kustutada selle eelneva testi siis. Antud juhul siis oli mul siit hetkel üleliigne, see oli hetkel üleliigne. Nii et ma vahepeal siis kustutan selle ära. Ja võib-olla seda nippi on ka mõnes etapis vaja, et kuidas rakendust kustutada. Jälle alati veendu, et õiget asja kustutad. Ja nupp on siin. See käib üldiselt kähku ja lähen tagasi. Zone, lisa uus, paigalda rakendus, siin veendun, kuhu ma ta paigaldan. Testi peale ma ei saa panna, see host ei ole veel valmis. Tulin siia tagasi, uus punkt janehelandi.ee, hetkel ei taha AI varianti ja vajutan paigalda rakendus. Ja nüüd hakkas seda tegema. Ja täitsa oleneb, et mõnikord läheb see päris kiiresti sekunditega, et vahest harva natuke pikemalt, aga igal juhul annab ta sulle teada, kas see siis õnnestus või mitte. Ja antud juhul läks kõik kenasti ja ongi WordPress paigaldatud. Ja nüüd siis, kuidas sinna WordPressi jõuda, on ka mitmeid viise, aga kõige mugavam tegelikult ongi selle Zone Plus kaudu siis läheneda. Ja antud juhul siis on tegemist, panime siia selle WordPressi ja näiteks vajutangi siia logi sisse. Ja olengi WordPressis. WordPress on paigaldatud.